kes meist siis edasi valgeteks sulgedeks valla, mõned ju elavad salla, kõhklevad harga sammu. Kui vajäi ammu. Täna on väga tähtis päev, Siiri Sisaskill. Me oleme siin Hausgaleriis, sest et on Siiri loomingu kolmiku esitlus. Nimelt ilmus täna väga hea plaat. Siiri Sisaski Kuristi kohal ilmus luuleraamat Mismoodi ma seda maailma armastan ja avanes maalinäitus Kaevu põhjas. Siiri, see on võib-olla paljudele sinu fännidele, kes teavad sind muusiku ja lauljana, üllatus, et sa oled ka kunstnik, et sa maalid. Jah, maalin ja joonistada on mulle meeldinud alati, nii et ma olen vist mõneti nagu jõudnud oma kutsumuse juurde ka. Et kuna joonistada on meeldinud, siis nüüd meeldibki veel rohkem. Et see alles kogub tuure, ma tunnen. Sest iga maaliga, mis ma olen teinud, ma midagi uut jälle õpin ja avastan ja tegelikult see on mõnes mõttes ka oma unistuste maailma teostamine. Ja sellist maailma, sellist külaelu, nagu siin on tegelikult ju olemas, ei ole kuskil. Et see on puhtalt unistuslik. Siin on heinapuhjad, sellised kollased, kus vahel ma mõtlen, et juba tore oleks seal niimoodi käia ja joosta ja olla. Ja talvisel perioodil on need maalid suurelt osalt maalitud ja nüüd mõtle, kui tore on see talv niimoodi, et sa näed järvekesed ja paned selle kuu sinna kuskile särama. Nii et kui ma võtan ühe lõuendi ette ja pintsli ja seal on need värvid laua peal, ega siis ma ei tea, mis sealt hakkab sündima. Et ma enam-vähem tean, et selle suure lõuendi peal ma vaatan seda tühja lõuendit kaua. Ma mõtlen, ma tahaks sinna teha hoopis täna midagi sellist ja siis ma hakkan minema mitu päeva maalida. Sa rääkisid, et sa maalid luubiga. Kuidas see käib? Jaa, ma ühel hetkel märkasin, et ma nii peeneid detaile tahaks maalida. Näiteks ma olen maalinud, nüüd me praegu seisame siin, aga kui me läheksime mõne detailsema võib-olla portree juurde, et siis tõesti sa näed ise, ma ei tea, sul on silmad korras. Mina kannan prille lugemisel ja ma nägin, et ma ei näe isegi oma prillidega neid asju, mis ma tahaksin maalida, nii et ma läksin Oomi poodi Tipatapa järvekeskusesse, ostsin omale luubi ja siis tõesti kui ma maalin inimese nahka, siis ma maalin nagu raku mõttes. Ma tahan tõesti seda peent detaili, kui ma maalin särki, nende kahe ikooni peal on pärast võite juurde võtta seda pilti, siis ma maalin nagu seda riide eset, et see niidi kaupa. Et ma lähen sinna sisse ja see on minu meditatsioon ja see on minu olek ja pärast, kui siis välja tuleb, ma olen maksimumist, et ma tahaks saada seda maksimumi sealt. Et ja see on selline kulgemine, see on täielikult omamoodi kulgemine mingis oma maailmas, oma unistuste maailmas. Pärast, kui sellest ka mingisugune
tulemus tuleb siin väga tore ja need on nüüd siin teina peal ja ma ise ka imestan, et kuidas need siin sündisid niimoodi. Aga kus see sinu luule sündis, et see raamat, mismoodi ma seda maailma armastan, kus on ka sinu joonistused ja mis on ka omamoodi kunstiraamat, et seegi üllatas väga imeliste luuletustega. No mina väga tänan, Ingrid, et sa niimoodi ütled, et sa niimoodi hindad seda, sest ega ma ei tea ju, kuidas neid vastu võetakse. Need on olnud sahtlis, osad neist olen sellel talvel veel juurde kirjutanud. Et ma elan niisuguses täitsa loomingulises maailmas enda jaoks. Et, ütleme, kui ma käin metsas jalutamas, sest et nüüd ma maalin. Kui ma metsas jalutan, siis ma ei vaata enam puid, nagu lihtsalt mingit tüve ja oksa niisugust võra või rägastikku või võsa või rägastikku. Ma vaatan, värvilaik siin, seal, niimoodi. See oks tuleb siia, järelikult tuleb tumedam olema. See oks, mis läheb tahapoole, juba läheb kuskil uttu, värv on hoopis teine. Nii et ma olen hakanud nagu detailides märkama ja täpselt samamoodi see mõttemaailm, mida ma sinna maalide juurde mõtlen, ise loob ennast vahel luuletuseks või mingi teine asi, mis ma teen. Et kõik need tööd, või need mõtted ja see maastik, kus ma olen kulgenud viimasel 3 aastal, mul on natuke rohkem enda jaoks aega, siis on see nagu loonud iseenesest. See luulemaailm ja see on kõik üks tervik tegelikult. Aga see on huvitav, mismoodi, lobisen palju ja sulle ei lase rääkida, aga see on huvitav, mismoodi, ma ei teadnud seda, et see niimoodi kokku kõlab, et CD kuristi kohal, mis on Uku-Masingu väljend, kuristi kohal, see tähendab kuristiku kohal, kes kuulab laulu, saab aru, millest teeb jutt. Kuristi kohal, see on kahtlane asi. See on nagu kuristi ka, et tõmbab nagu kõhu seest midagi niimoodi kratsima, nagu naljakas. Kuristi kohal, CD. Siis maalinäitus Kaevu põhjas, mis ei ole ka nii sama undluu, vaid ma nägin et ma olin Kaevu põhjas. Ja sellest ma selle maalisin, seepärast saate selle nurga taga. Ma nägin sellist et ma vajusin Kaevu põhja. Täitsa pime niisugune šaht oli ja vajusin. Natuke õudne oli, aga mitte väga. Ja vajusin sinna põhja ja puudutasin jalgadel, ma mäen püsti. Õlgusin seal nagu niimoodi pehmelt kukkus. Ja siis see liiv, mis sealt tõusis maast, see oli kõik kuldne. Et kõik see vesi, mis mu ümber oli, see kõik niimoodi sädeles ja see oli meeletult ilus. Ja ma ei saanud seda muidugi sellisena nüüd maalida, kui ilus see tõesti oli selles unereaalsuses. Aga ma sain aru hommikul üles tõustes, et sa pead enesesse väga sügavale vaatama selleks, et saada kätte, ammutada seda oma päris tõde ja rikkust, seda, mis sul sisemiselt anda on. Ja ma ei ole kartnud selle pärast Kaevu põhja vaadata iseeneses. Et seda ma teen ja seda mulle meeldib, ma ei loobu sellest kunagi. Ja see pilt on sellest. No see on ka üks reaalsus. Ja kui sa nüüd mõtled kuristi kohal ja Kaevu põhjas ja siis tuleb üks kirjutatud, mustvalgel trükitud tähtedega kirjutatud. Aga mismoodi ma seda maailma armastan? See tähendab seda, et see ongi see mõte, et sa pidevalt mõtestad oma tegevust, aga mismoodi mina siis siin maailmas suhtun. Ja küll kuristi kohal ja küll Kaevu põhjas. Aga mis ma ise olen, mina üksi. Kui mina üksi, ma tean, kes ma olen ja ma tahan teada, mis ma olen ja ma teen neid asju, mida ma tahan olla. Siis alles saan ma hakata ennast jagama teistele, sest siis ma tean, kes ma olen. Ja mismoodi ma seda maailma armastan. Ma olen püüdnud näha asjades, milles võib-olla esialgu ei tundugi, et seal armastus nagu on. Ma olen püüdnud seda lihtsalt tabada. Ja need luuletused ma siia kokku kogusin. Mul on teistsuguseid luuletusi ka, igasuguseid, aga neid ma sinna ei pannud. Tegime selle. Ja ma ei tea, ma kindlasti teen veel ühe luulekogu, sest praegu nüüd mul on tuur sees, et ma tahan veel. Ja üks asi on loomulikult see plaat kuristi kohal, mis on, nagu sa mainisid Uku-Masingu tekstidele, et räägi paar sõna sellest plaadist ka, sest et esiteks, kes sul kaasa lõid, on väga põnev ja teine teema, et siin on ka Rapa-Nui-keelseid laule. Mis see tähendab? Aga see oleks väga pikk jutt ja ma arvan, et teie portaal läheks nagu umbeajaliselt, kui ma seda hakkaks pikalt rääkima. Aga ma lihtsalt ütlen siis paar sõna, et ükski asi ei juhtu niisama tegelikult. Tõesti, isegi kui kas sa tahad või ei taha, igal asjal on mingi oma oluline tähendus, pärast saad aru. Alguses sa võid isegi sõrad vastu ajada, kõik jalad, käed, kõik oma mõtte vastu ajada. Pärast näeb küll oli head, nii läks. Tähendab, ma hakkasin salvestama seda plaati, mida ma olin ette valmistanud tegelikult 3 aastat.
3 aasta jooksul olen ma need lood ja nüüd osad neist lugudest said siia plaadile, osad jäid välja, millest me veel mõtleme, et teeme veel vist ühe plaadi kunagi tulevikus. Aga masing on selline, kes vajab tõesti sisserännakut niisugust, et sa võtad aja maha ja masingut tuleb õppida lugema. See ei ole niimoodi, et sa lihtsalt lembeluule teed lahti ja loed 10 rida ja lahed, eriti midagi kaasa mõtlema ei pea, juba see sõnade mäng ütleb ära. Masingul on selline terav ja selline nagu äratav mõttekeel, et sa loed 2 rida ja sa mõtled pool tundi. Ja ta on nii palju sellega öelnud. Ja kui sa pool tundi või 20 minutit või 50 oleneb, kuidas? Alguses pool tundi, pärast 10 minutit ja siis pärast saad juba ilma mõtlemata, sa oled juba tema maailmas. Et tuleb harjuda tema keelega ja sõnakasutusega, mis on lihtsalt imeline. Ja muidugi see pagas, nii lai pagas, kui tal oli, inimene rääkis, valdas üle 65 keele, eks ole. Ja üks nendest keeltest, mida ta oli siis uurinud, oli see Rapa Nui keel. Ja ma ajasin taga seda raamatut, mul ei olnud seda veel. See Rapa Nui vabastamine ehk kajakad jumalate kalmul. Ja ma tõesti ajasin seda taga ja iga kord, kui ma sinna raamatu poissi nägin, et jälle 0, et keegi pole pannud. Ja on olnud müügis, aga mina seda kahjuks ei saanud. Ühel päeval mul õnnestus see raamat saada, mitte väga kaua tagasi ja siis ma sõitsin ühele reisile millalgi siin nüüd ka hiljuti ja samal ajal juba see salvestus juba nagu käis tegelikult, sest et muusikud juba tegid Raul Ojamaa ja Konstantin Tsepulevski, kellega me siis kokku saime, nad olid nõus seda, ma usaldasin neid muusikud täielikult 100%, olin teinud Konstantini Kostjaks kutsume teda. Kostjaga olime teinud lihtsalt ühe projekti enne ja mul oli täiesti selge, et see on inimene, kellega ma tahan, keda ma usaldan, muusikalist maitset, et ma tean, mis tema teeb, see on see, mis minule ka meeldib. Ehkki meil on vanuse vahe. Ega see ei loomikast ei absoluutselt ei loe. Et ta on sama vana vist kui minu poeg, eks ole. Aga see tunnetus, mis tal on nii tundlik ja peen ja nii mitte noobli mõttes peen, aga lihtsalt see niisuguste nagu atmosfääride suhtes tabab ära. Ta tabab lihtsalt ühe noodiga täpselt sinna, kus pidi olema. Ja ta lihtsalt ei kujuta seda laulu ette ilma selleta, et seda seal ei ole. Ja siis ma tulin reisilt tagasi ja jäin haigeks. Ja võtsin siis selle haiguse ajal, et siis ma saangi lugeda rahulikult kodus. Hakkasin lugema Rapa Nui, aga salvestused käisid. Ja mul oli üks laul, kus ma olin loitsinud ise nagu niisama vahel. Ma tundsin, et see peab olema niisugune joik või loits, niisugune väekoht. Ja iga kord ma tundsin, see pole see. Iga kord. Ja see oli Tuuleks saam on selle loo nimi. Iga kord tundsin, nii kui see koht jõudis, on vale asi, mis ma nüüd siia teen. Ja loen selle Rapa Nui raamatut kodus ja vaatan, et masing, üks tegelane seal on üks teadlane ja seal Tartus 30-ndatel ja istub seal oma teise korruse seal ärklitoas kuskil, vaatab aknast välja ja mõtleb selle peale, et tema isa oli olnud teadlane ja uurinud Rapa Nui saart selles teoses, selles masingu teoses, ta on välja mõeldud teos, teisi ütleb seda ka, see ei ole nagu päris lugu. Aga et tema isa oli olnud, siis tal oli nagu kontakt selle Rapa Nui kultuuriga ja keelega ja loeb, et laul Rapa Nui keeles on ate ja ate on armastus. Ja siis ta oli juba tükk aega istunud selle laua taga mõelnud seda, see oli nagu ilus, midagi seal oli. Ja minul oli see ka ilus, kui ma seda lugesin. Nüüd tõmbas see nii käima, et ma otsisin, internetis mis annab otsida, eks ole, ma otsisin seal need Rapa Nui igasugused sõnastikud ja asjad ja kuulasin seda muusikat ja läksin täitsa sinna sisse, et ma tundsin, ma tahan minna sinna ka ükskord sõita. Pilet on väga kallis, üle 4000 euri, ma nägin, et ei ole odavamat piletit, aga küll ma sinna ükskord ikka saan. Aga siis ma vaatasin seda keelt ja siis ma avastasin, et üldse masingul oli väga huvitav on ja väga naljakas, sest seal on kõik puha eestikeelsed sõnad. Et näiteks pere. Pere tähendab Rapa Nui keeles istuvate naiste taga seisvat ja laulvat meeste rivi. Lõpp ilus ju. Või tere, et tere tähendab millestki koormavast vabanema. Et ma ütlen sul tere, siis ma nagu vabanen sest heast koorm. Tare on Rapa Nui keeles niisugune nagu koduhoid ja haldjas. Aga meil on, eks ole, elamu. Tare.
siis näiteks tabu on tulnud Rapa Nui keelest. Siis näiteks ütleme, et ilma milleta me seda plaati poleks teinud, ilma milleta seda ei oleks saanud, ilma milleta nagu praegu ei saaks filmida meid, eks ole, ilma milleta ka Postimeest ei oleks olemas. Raha Rapa Nui keeles on kõõm. Ja seal oli palju asju. Ja siis ma uurisin, et okei, aga mis Uku on? Ja siirit ma ei leidnud, aga Uku. Ja ma ei leidnudki, Uku eraldi sõnana ei olnud, aga ta oli nagu lause täiendina või nii. Või mingi lisa mingisugune. Aga ta oli eraldi sõnana. Et oli emmanu koe, Uku. Ja manu tähendab lind. Ja see lause tähendab seda, et sa tuled tagasi linnuna. Või teine variant, sa muutud linnuks. Väga ilus. Ja mis mul oli siis vaja seda loitsi sinna. Nii et ma siis tegin sellise loitsu lõpuks kokku, et ma leidsin seal veel teisi, et kõlab siis nii, et Otea tuai aga ai ite ragi ite henua, mis tähendab, et Jumal lõi taeva ja Jumal lõi maa. Ja siis emmanu koe Uku, sa tuled tagasi linnuna. Väga ilus. Jah, selle ma sinna vahele panin ja ma leian, et see on täpselt see asi, mida ma tahtsin tegelikult, mida mitte mina ei tahtnud, ja mida see muusika tahtis seal olemas. Ja nüüd see on. Ja nende asjade puhul on lihtsalt nii, et sa ei oska seda nagu sõnul seletada. Ega ei oska ka kirjas kirjutada, aga sõnul seletada. Et see on niisugune tundmuste maailm ja ma kujutan ette, kui rikast elu elas see inimene, kelle looming oli keelatud tema eluajal. Tema looming oli siis keelatud. Nüüd on Hando Runnel ja kirjastus Ilmamaa on kogu selle töö ära teinud, et võtnud sealt sahtlist need paberkaupa, mis olid ju vanasti trükitud, need ei olnud ju kuskil arvutis. Need olid käsitsi trükitud. Et on võtnud need ja koostanud need luulekogud, igaüks neist on nii paks, eks ole, ja neid on palju. Ja nüüd, kes ei jõuab nagu tema järgmine, teda ei ole enam ennast ees, nagu mina näiteks olen, mina olen praegu olemas. Mina annan teile siin intervjuud ja räägin ja siis sina nüüd loed seda raamatut, sest mina olen sulle rääkinud, see raamat on. Aga kui mind ei oleks olemas ja tuleb niimoodi selliste kladede kaupa, siis kes on seal laeva ninas, kes nagu läheb, aga ma ei kujuta ette Eesti kultuuri ilma Uku Masingut, Eesti kirjanduskultuuri näiteks. Absoluutselt ma ei kujuta ette, see on sama nagu saksa kirjanduskultuuris puutuks Goethe või Schiller või keegi, aga kui paljud meist ei teadast üldse midagi. Ja see on täielikult nagu mööda laskmine. Ma mõtlen, kuidas kellelgi paindus käsi seda allkirja kirjutama, et teda ära keelata. Seda ma ei oska, ma ei kujuta ette, kuidas see sai olla üldsegi võimalik. Et ta pidi kellelegi ette jääma konkreetselt ja sellest on kahju ja seda teemat üldse ei taha rääkida. Aga ma ei ole ühtegi tema kibestunud luuletust lugenud. Ja kas siis minu jaoks on see missiooni küsimus see plaat. Mitte sellepärast, et ma oleks tohutu võitleja, et masin peab olema ja mina tahan olla see masin välja too ja nüüd siin muusikus, mitte sellepärast, vaid sellepärast, et lihtsalt see osa, see nägemus ja see lähedus nagu armastusele ja sellele sõnumile, et see oleks olemas. Ja ma usun seda, et kui inimene kuulab seda plaati, siis ta võib-olla ikka läheb poodi ja tahab seda luulekogu ise omale ka osta. Ja minu meelest igas Eesti koduriiulis võiks olla üks Masingu teos. Ja ka sinu plaat, kus on Masingu teos muusikas ja ka sinu luulekogu ja näitus on kui kaua avatud? Aga näitus on 2 nädalat, et vist 30. mai on näitus siin. Tulge nautima. Aga aitäh Ingrid kõikide heade sõnade eest ja aitäh kõigile ka, kes on nagu heas mõttes ja heas sõnas toetanud väga.